Mul on 2 kirjakohta südames, mida Jumal tõi hästi selgelt esile. Esimene on 1. Korintuse 1:18, sest sõnum ristist on jõledus või narrus neile, kes lähevad hukka. Aga meile, kes me päästetakse, meid, kes me päästetakse, on see Jumala vägi. Võid sa aamen ütelda? Teine koht on Rooma kirjas, see on 1. peatükk ja 16. Sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi. Päästeks igaühele. Ja seal on hästi oluline punkt, kes usub. Juudile esmalt ja siis kreeklasele. Ja me täname, et me võtame selle vastu. Oled sa nõus? Sõbrad, eile oli, kuidas seda konverentsi nüüd nimetatakse? No, liidu konverents, ütleme siis nii. Jah, suvefestival. Seal oli Mehis Metsala rääkis ja see, kuidas ja mida ta rääkis, see oli täiesti fantastiline. Ja ta rääkis ristist. Ja see puudutas mind nii tugevalt, sest et see sama sõna oli ka minu südamesse tulnud küll teise kirjakoha kaudu ja see sama, mida ma ette lugesin, 1. Korintuse 1:18. Aga siin öeldakse veel edasi, sest kirjutatud on, ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlikke mõistuse. Edasi ta ütleb, kus on tark, kus on õpetlane, kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkust narruseks, kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti, kreeklased otsivad tarkust, aga meie kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks, paganele narruseks, ent neile, kes on kutsutud, olgu juutide või kreeklaste seast, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. Ma vaatasin selle Korintuse kirja tausta. Korintuse linn oli selline koht, kus see oli sadamalinn ja seal oli kõike võimalikku. Sa võid arvata, täna Tallinn ei erine väga palju. Seal oli kõike seda, mida täna meil vana Tallinnas tehakse. Reede õhtul, neljapäeva õhtul ja laupäeva öösel. Kõik see oli seal. Ta oli ka suur selline äritegevuskeskus ja see kogudus nüüd, mis on seal selle Korintuse linnas, seal on erinevaid rahvaid koos. Ja seal on haritud inimesi, seal on lihtsaid inimesi, seal on erinevaid. Kõik nii nagu meie täna ja kui ma lugesin seda ajalugu või seda tausta seal, siis ma mõtlesin, kui sarnane. Täiesti nagu üks ühele. Nad olid kõik saanud seal ka päästetud, kui Paulus räägib seda kirja siin. Aga neil oli veel see sama mõtteviis. Mäletate, me oleme rääkinud sellest, et kuidas Jumala sõnaga ärgitab meid, et meie mõtteviis muutuks. Meie vaim on sündinud uuesti, aga meie hing vajab muutust. See on, keegi ütles, et te teete seal kirikus ajupesu. Ma ütlesin, jah ja aamen. Aju peabki saama ära pestud, sellepärast, et see aju on täis igasugust saasta. Eriti, kes vaatavad Aktuaalset kaamerat. Andku Jumal armu teile, ausalt. Aju peab saama ära pestud, meie hing peab saama muudetud, uuendatud, värskeks, vastavalt Jumala sõnale. Ja see on hästi oluline, sellepärast, et Paulus näeb sellega juba seal, algkoguduse päeval, tõsiselt vaeva. Kas probleemid olid selle aja koguduses? Ja millised veel? Me mõtleme, oi, meil on probleeme. Kuule, ma loen sulle ette. Esimene asi, lõhenemised. Üks on Pauluse poolt, teine on Apollose poolt ja kolmas on Keefas ehk Peetruse poolt. Igal ühel on oma poolt, kes on Vooglaiu poolt, kes on Michali poolt, kes on Veiko poolt, kes on ma ei tea veel kelle poolt. Mis poole valimine see käib? Küsib Jumal. Kas keegi oleks Kristuse poolt? Kogudus peaks olema Kristuse poolt. Oled sa nõus? Teine. Maailmalik tarkus. No seda maailmalikku tarkust me saame küll nagu otsast otsani. Ja ma ei räägi siin absoluutselt hariduse vastu, palun ärge mõistke valesti. Ma olen kõiki soovitanud minna õppima, ka teoloogiat, õigesse kooli ainult. Väike kahin käis üle. Võid õppida küll. Ja õppimine on hea. Ja mida rohkem on meil doktorikraadiga inimesi, seda parem.
Londonis on selline tore kogudus, nagu on Holy Trinity Brompton Church, ehk siis HTB, nagu nad ise kutsuvad seda lühendatult. Ja see on see kogudus, kust Alfa kursus sai alguse. Nicky Campbell oli seal vikaar, ennem seda oli üks selline hästi armas mees, Sandy Miller. Nad on püha vaimuga täidetud, nad on doktorikraadidega, nad on kõrgelt haritud, aga nad on täis Jumala vaimu nagu pudelid. Nii nagu Paulus muuses. Paulus oli oma aja absoluutselt parima hariduse saanud juutide seas. Aga teate, mida ta ütleb? Ma arvan pühkmeks selle kõik Jeesuse võimsa tunnetuse vastu. Haridus on hea asi, aga tähtis on see, et sul oleks mitte maailma tarkus, vaid Jumala tarkus. Oled sa nõus? Võta see täna vastu, võta see kaasa endaga. Mina võtan seda samamoodi ja soovitan kõigil seda teha. Korintlased väga hindasid tegelikult nii kõneosavust, filosofeerimist ja kõike seda. See oli, kui ma lugesin seda, mõtlesin, täiesti Eesti rahvas. Ja nad kippusid hindama, pange tähele, üks piibliuurija ütleb, nad kippusid hindama jutlustajaid kõneosavuse alusel. Jumal tänatud, et mul seda probleemi ei ole, et ma oleks kõneosav. Mind ei saa lihtsalt mõõta. Hull on hull ja hulluks ta jääb. Nii. Järgmine oli kõlbeline korratus. Teate, kui ma lugesin, ma mõtlesin, halloo, kuule juba Korintuse kogus, ja see ei ole mingi lihtne asi. Seal oli sellist seksuaalset pattu. Kas meil on koguduses seksuaalset pattu? No muidugi on. Ja mitte vähe. Nüüd kõik löövad pilgu maha. Kas tõesti? Ja, on. Aga seal oli veel hullem. Ja teate, mis oli? Seal elas üks mees oma võõras emaga. Ja täitsa okei koguduse keskel. Ja Paulus ütleb, kas ta hulluks läinud või mis tal viga on seal? Kas meil oleks vaja vahest keegi, kes tuleks ütleks, kuule, kas te olete hulluks läinud, mida te teete? Ma ütlen, on küll vaja. Ja ma ei pea siin ainult Nõmme kogudust silmas, ma pean Eestimaa kogudust silmas. Teate, meil on vaja, et kogudus puhtaks saaks, et pühitsetuks saaks, et nii nagu tegelikult on, nii peaks olema. Aga probleemid ei olnud mitte selles, või probleem ei ole mitte selles, et see oleks mingi uus asi. See on täiesti vana lugu. Kas Jumal kasutas? Kas Jumal liikus? Jah, tegi seda. Tegi kõigest hoolimata, aga ta kutsub ameti ja ta ütleb 1. Korintuse seal 5. peatükk, ta räägib sellest raskest seksuaalsest patust ja ta tegelikult annab ka instruktsiooni. Et selliste inimestega ei tohiks koos süüa, nendega ei tohiks üldse tegemist teha, välja arvata. Ja eks seda ajaloo jooksul on ka Eestis tehtud päris tugevalt ja vahest ka võib-olla liiga kergekäeliselt. Aga Jumal ootab puhtust. Jumal ootab pühitsust. Ja ma tean, et see ei ole täna populaarne jutt, mida rääkida, sellepärast, et come on, kuule, kõik on ju oodatud ja tere tulnud ja küll värvilised siit ja värvilised sealt. Ei ole. Jumala sõna on väga selge. Ja me seisame selle Jumala sõna peal. Eile, kui Mehis sellest rääkis, ma ütlesin ka kõrval istuvale, ma ütlesin, vaata, kompromissi ei saa Jumala sõnaga teha. Aamen. Kui me teeme kompromissi, siis juhtub see, et me ei ole enam soolased ja meis ei ole enam valgust, vaid me oleme üks leige seltskond, kes tuleb mida teha, välja sülitada. Ja kui Jumal kellegi välja sülitab, teate, siis me paneme siit ukse kinni. Jah. Ja ma ei räägi nüüd Nõmmest, ma räägin Eestimaal kogudusest. Oled sa nõus? See leigus, ma korraks peatun seal. Leigusega on selline asi. Leigus tundub soe. Oled sa nõus? Pane leige vee alla käsi. No, täitsa okei. Ei ole niimoodi, nagu tead, paned jääkülma alla. Jääkülmalt tõmbad käe ära, kui sa ei taha, et ta varsti krampi läheks. Oled nõus? Kuumalt samamoodi. Aga leigus on niisugune, tundub soe. Täitsa okei. Kompsi, kompsa, 6-7. 50-60, kuidas täna öeldakse? Enam vähem, saame hakkama. Jumal ütleb, see ei kõlba, see ei lähe. Läheb ainult see, mis on kuum, mis on päris, mis on ehtne ja siin ei ole mingit hukkamõistu kõnet, vaid see on see, Jumal kutsub meid enda lähedusse selleks, et muuta meid. Selleks, et me saaksime täidetud tema vaimu poolt. Selleks, et need imed, mida me täna kuulsime, muutuksid igapäevaseks. Ja ta ei tee neid asju siis, kui me oleme selline trilimps 1,5. Natuke oleme ja natuke ei ole.
Ja sellepärast Jumal kutsub ja sellepärast on ta selle Korintuse kirja väga selgelt kirja pannud. Siis järgmine asi oli seal selline asi nagu kohtuasjad oma usklike vahel. Selleaegne lugu, kuule, mu vanaisa oli ajaloolane ja ta ütles, et mis kõige hullem oli näiteks see, kui räägitakse Siberisse saatmisest. Ta ütles, et kõige hullem asi oli see, eestlased saatsid eestlasi Siberisse. Eestlased saatsid eestlasi Siberisse. Ja sõimusõna või selline sõna oli see, kuule, mida sa siin karjud oma naabrile näiteks? Ma lähen ja saadan su Siberisse. Ja teate, kui ma mäletan seda, ma olin mingi 10-aastane poiss, kui mu vanaisa sellest rääkis ja ma ütlesin, et Jumal halasta. Jumal halasta. Kas täna on midagi teistmoodi Eestis? Loomulikult ei ole. Kas Korintuses oli midagi teistmoodi? Ei ole. Ja see, vaadake, ongi nüüd see lugu, et küsimus ei ole siin mitte inimestes, vaid selles samas, mida me täna ka kuulsime, selles vaimus, kes tegelikult tahab meid üle võtta. Selle tõttu on see sõna täna, et me muutuksime oma meelte uuendamise läbi. Et me ei oleks nii, nagu see maailm. Ei oleks nii, nagu see maailm räägib või ütleb või dikteerib või selle tarkuse järgi, mida see maailm on meil ette kirjutanud. Ja üks asi oli veel, seal Korintuse koguduses oli väär arusaam vaimuandidest. Vaimuande kasutati, aga seda kasutati siis nagu enese esile tõstmiseks. Et vaadake mind, kui vägev ja võimas ma ikka olen. Mitte koguduse ülesehitamiseks. Ja vaat see on üks asi, mis ma loodan, et meil, kui Jumala vaim saab vägevalt ja võimsalt välja valatud, me näeme seda vihma vaikselt sadamas, et sellist asja ei tuleks, oled sa nõus? Sest see on uhkus, see on ülbus, see on üle olemine. Ja Paulus nüüd räägib sellest ristist ja selle kesksusest, see on niivõrd tähtis sõnum, sellepärast, et meil on natukene sama seis. Kogudusse tahab igasuguseid imelikke asju hiilida. Olgu see siis võim või rikkus või filosoofiline tarkus, see tahab nagu tulla ja hakata teatud mõttes nagu oma pesa tegema. Aga Paulus ütleb, ma arvan mitte midagi muud teid tundvat, see on Galaatia kirjas, kui ainult Kristus risti ja Kristuse risti ja teda kui risti lööduna. Ja see on, ma arvan, see, mida Jumal täna tahab meile ütelda, et me tunneksime Kristust ja me laseksime oma meeled uuendada selle läbi, mida tema on teinud meie heaks. Me oleme sündinud uuesti, aga nüüd meie hing peab ka saama sündida uuesti. Oled sa nõus? Teate, kui see ei juhtu, siis me oleme nagu poole toobised. Me oleme nagu ühe jalaga lonkame, väga tugevalt lonkame. Sellepärast, et vaim on küll uuesti sündinud, aga kumb siis võidu saab? Kas see, et me oleme lihas või see, et me oleme vaimus? Ja kristlastena meil on ainult üks tee ja see on see, et me oleme vaimus. Ja me oleme nõus, mida Jumala sõna ütleb ja teeme selle järgi, mida Jumala sõna ütleb. Mitte selle järgi, täna on nii, täna on naa. Mul on paljud inimesed ütlevad, täna kaasaegsed sellised väärtused, need on hoopis teistsugused. Sa pole üldse kursis asjaga. Meil on siin lipukene 6 värviga ja me tahaksime selle kirikusse tuua. Eks ju? Või et mees võib ka sünnitada. Ma ütlen, et kuule, see ei ole midagi uut. See ei ole midagi uut. Soodom ja Gomorra linn hävitati sellepärast, et seal oli meeletu homoseksualism. See oli selline vägivaldne, et kui Jumala saadikud läksid sinna, siis selle Soodom ja Gomorra mehed läksid sinna selle Loti ukse taha, prõmmisid ukse peal ja ütlesid, anna need mehed meie kätte. See on juba siis, Vanas Testamendis. Midagi uut ei ole päikese all. Jumala kogudus ei ole mitte see koht, kus oma mingit perverssusi harrastada, vaid Jumala kogudus on see koht, kus sa tuled ja paned oma asjad risti alla ja ütled, issand Jeesus, ma alistun sulle täielikult. Ja ma võtan sinu sõna nii, nagu see on ja ma teen selle järgi, sellepärast, et siis hakkab vägi tööle. Paljud inimesed ütlevad, ma ei saa aru, ma käin kirikus, ma ei kuule Jumalat, ma ei taju midagi. Tead sa, ma ütlen sulle, üks asi on see võib sinu enda elus midagi olla sellist, mis on takistuseks ees. Aga tihti peale võib ka see olla, et kui üks on haavatud või kui ühel on jama, siis on ka kõigil teistel jama.
Kogudus on üks tervik. Ja selle tõttu Paulus ütleb tegelikult selles samas peatükis väga selgelt, ta ütleb seda, et kui need asjad korda ei saa, siis kogudus tegelikult edasi ei lähe. Kas sa tahad, et kogudus läheks edasi? Kas sa tahad, et enda elus asjad muutuksid? Mina tahan. Ja selle tõttu tänane üleskutse on see, nagu ma ütlesin, see ei ole mingisugune hukkamõistu ja näpuga näitamise, aga see on väga selgelt asjadele õigete nimede panemise koht ja aeg. Ja see, mida Maarja ütles, et täna juuritakse välja, kui sa ainult annad võimaluse Jumalale, et ta laseb ja tuleb ja võtab ja juurib sinu seest need asjad välja, mis peavad juuritud saama, siis see täna saab sündida. Sest vaata, omast jõust sa ei tee mitte midagi. Sa võid pingutada ennast, tead, mul on üks sõber, kelle nimi on Allan Kroll, ja temal on meeletu tahtejõud. Ta võib 5 kilo saunas mitme tunniga maha võtta. Okei, 5 võib-olla mitte, võib-olla 2, ma ei tea, 1 äkki. Aga ma tean, et ta istub, ta tegi võistlussporti ja võitlussporti ka. Ja ta ütles, et kui ma pidin kaalu saama, siis ma istusin oma kiledressiga seal saunas ja muudku viskasin ja vaatasin, kas ma olen kaalus, ei ole kaalus. Mul poleks elu sees sellist soovi ja tahet ja vastupidavist. No lihtsalt ei oleks. Ja tead, aga Jumal ei ole meid loonud mitte sellega, et kellel on rohkem tahtejõudu, vaid ta on ütelnud, tead sa, mina olen kõik juba teinud, mina olen kõik juba paika pannud ja ma olen kõik seal risti peal, sellepärast ristist ta räägib Paulus, et risti peal on kõik tehtud. Sinu asi, minu asi on olla nõus Jumalaga ja teha temaga koostööd. See on see, kuhu ta täna meid kutsub. Jumal ei ole nii nagu inimene. Jumal on Jumal. Ja see on paljudele suur üllatus. Sellepärast, et kui me vaatame Vanas Testamendis, kuidas ja mismoodi Jumal käitus, no see oli täiesti ju absurd. Võta see Jeeriko müürid. No kes peab sellisel viisil sõda? Kes ei mäleta, siis seal kõigepealt tuli käia üks ring, iga päev üks ring ja siis viimasel päeval, ja siis pidi vait olema. Ja siis viimasel päeval, 7. päeval pidid 7 ringi käima ümber linna ja teate, linnamüürid ei olnud sellised, nagu on Tallinna vanalinna müürid. Need olid palju suuremad. Need räägitakse meetritest, paksusest. Ja siis viimasel korral 7 korda kõnnid ümber selle suure linnamüüri ja siis, kui oled 7. kord, siis karjud täiesti jõust. Ja siis linnamüürid kukuvad maha. Öelge mulle, mismoodi see on võimalik. Vaat, 94 ütleb, võimalik on kõik. Amen. Aga me saame sellest aru. Need on Jumala üleloomulikud lood. Erinevad asjad veel. Me teame, Vana Testament on täis neid, Uus Testament täpselt samamoodi. Võta näiteks, ma lugesin seda hiljuti just seda, Jeesus teeb pimedad nägijaks. Ja erinevates kohtades erinevat moodi. Ühele ta teeb, sülitab silmadesse, teisele ta ütleb, kolmandale teeb muda ja määrib selle mudaga. Siis vahepeal tal päris hästi välja ei tule, sellepärast et küsib, et kas sa näed, jah, ma näen inimesi nagu puid liikumas, siis ta teeb veel korra ja siis ta näeb. Teate, paljud inimesed mõtlevad, äkki peaks muda hakkama tegema, äkki peaks sülitama hakkama. Aga see tegelikult näitab seda, et Jumalal on omad meetodid ja need on alati originaalsed. Alati originaalsed. See ei ole nii, et võtad ja kopeerid midagi. Sa ei saa kopeerida mitte midagi. Sa saad küsida, mida Jumal sina selles olukorras teed. Paljud ütlevad, et palvetame nende eest, siis juhtub nii ja nii ja nii ja nii. Kui sa sõna Jumalalt ei ole saanud, siis ära parem suhu võtta neid sõnu. Sest inimesed võivad pettuda. Sa ise võid pettuda. Jumal peab sulle rääkima. Nii nagu Jeesus ütles, mäletate Laatsaruse haua juures, ta ütles, isa, ma tean, et sa oled mind alati, et sa mind alati kuuled. Miks? Sellepärast, et tal oli vahetu osadus oma isaga. Ja see on see, kuhu Jumal meid kutsub, et meie mõtteviis oleks ümber programmeeritud sellisel viisil, et meil oleks vahetu kontakt Jumalaga taevas. Oled sa nõus? Üks mees oli meil Valguse tee koguduses, kui ma olin seal. Ta käis tihti ja ta oli selline indiaani välimusega. Ja tema liikus nüüd oma sellises huvitavas usus. Ta oli ükskord Tallinki kassajärjekorras, ma ei tea, kas ma olen siin rääkinud seda või ei ole, aga kordamine teeb head.
ja ta seisab seal järjekorras ja nii nagu tihtipeale jumalameestel on, ma ei tea, miks Jumal laseb neil niimoodi nagu läbi käia neid asju, eriti kes on sellises siis evangeelses tööl. Sellel hetkel tal millegipärast raha ei olnud, aga pilet tuli Soome osta ja siis ta seisab seal järjekorras rahulikult ja tellib selle pileti ära ja siis kassiir ütleb, et kas kaardiga või sularahas. Ja siis Robert Carey oli tema nimi ja siis Robert ütleb, et oodake natukene. Aga järjekord on ju taga. Oodake natukene. Läheb veel natukene mööda, teate seda hetke. Oled poe järjekorras olnud, et midagi on valesti ja siis oodake, järjekord on taga. Oodake natukene, siis on 10 sekundit, selline nagu 10 aastat. Ja ta ütleb veel, et oodake ja loomulikult inimesed nihelevad seal juba järjekorras ja ütlevad, et äkki saaks ka. Oodake natukene. Ja siis ühel hetkel sealt uksest jookseb tuhinal sisse üleni higist leemendav vend ja jookseb sinna Roberti juurde ja ütleb, küll on hea, et ma su üles leidsin. Jumal rääkis mulle, et ma mine sinna kassasse ja maksa Roberti see Soome pilet kinni ja Robert just, vaata kui tore, et sa jõudsid. See on päris tõesti sündinud lugu meie Tallinna Tallinki selles kassas. Robert liikus sellises võidmises, sellises annis, need on üleloomulikud lood, mis temaga käisid kaasas. Aga siis olid veel ühed vennad, Eesti vennad, kes arvasid, et nad teevad seda sama järgi. Arvake, mis juhtus. Te saate juba aru, mis juhtus. Me ei saa kopeerida neid asju, mida Jumal kellelegi andnud on. Igaühele ta annab oma anni ja ta annab oma osa. Ja selles on hästi oluline punkt, et sa siis selles omas osas oskad ja tead liikuda. Ja selle tõttu Jumal ei lase selliseid kopeeringuid teha, et ta tegelikult ootab nagu hea isa, et me läheksime väikeste poiste ja tüdrukutena, istuksime tema põlve peal, ajaksime juttu ja küsiksime, mismoodi ja kuidas. Oled sa nõus? See on tähtis. Jumal ootab seda meilt igalt ühelt ja siis ta teeb neid asju. Nii et see, mida Paulus tegelikult siin läbi Korintuse, selle esimese Korintuse esimese peatüki räägib, on see, et algkoguduse päevil olid samasugused probleemid, aga Jumal töötas sellest hoolimata. Ja ma tahan täna ütelda, et sõbrad, meil on see koht ja see aeg, kus ta kutsub meid ühele uuele tasandile. Kui siin ülistuse aeg oli, ma tajusin seda, kuidas Jumal tahab välja valada ühte uut anumat võidmist selle koguduse peale, meie koguduse peale. Ja ta tahab anda midagi, mis ei ole pärit siit maailmast. Ja midagi sellist, mis tõesti keerab nagu mingis mõttes kõik teistmoodi. Kõik see, mis on hävinguks mõeldud, see muutub järsku õnnistuseks. Ja sellepärast Jumala sõna ütleb, kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Kui sa armastad Jumalat ja vaatad selja taha ja mõtled, milline sõnniku hunnik seal taga on, siis ole kindel, see on hea väetis. Kui sa armastad Jumalat ja Jumal sind tunneb. Tal on head plaanid ja need lähevad täide. Aga Jumal ei ole nii nagu inimene. Ta teeb asju teisiti. Jeesus tegi veest veini, püüdis kala ja maksis maksu. Oled sa, mitte kaladega ei maksnud, vaid selle pärliga, mis seal kala suus. Mõtle, kui lahe oleks, kui sa lähed täna nagu, et maksuamet tuleb sulle, koputab uksele, ütleb, et kuule, et sul oleks vaja mingid maksud ära maksta, siis ütled oma sõbrale, et kuule, mine püüa kala. Seal on üks kuldmünt, lähme Tavidi vahetuspunkti ja sealt saame selle raha, millega ära maksta kõik maksud. Poleks paha. Aga sa arvad, et see on võimatu? Ma arvan, et igasugused asjad on võimalikud. Kuidas olla kindel selles, et Jumala plaan on see, mida sa oled kuulnud? Tead, üks asi on see, Jumala sõna temaga ja teine on see, temaga osaduses olemine. Ma ei väsi seda üle kordavast. See on nii oluline ja nii tähtis. Ja millises olukorras, mida öelda ja kuidas öelda? Jumala sõna on ka ütelnud seda, et naerge naerdjatega või olge rõõmsad rõõmsatega ja nutke nutjatega. Täna meil on ka selline koht, kus me
Ma ei tea, kas me nutame nutjatega, aga me oleme nende kõrval. Täna Kohila koguduses saadetakse kella 3 ajal ära Indrek Kant, kes oli üks armas vend, minust aasta noorem. Tuli otsmiku sagara vähk ja see ei läinud ära. Kusjuures huvitav on see, et eelmisest vähist, mis oli ta siseorganites, Jumal tervendas ta sellest täielikult. 2 kuuga või 3 kuuga midagi sellist mees läheb teise vähiga, mis ei ole omavahel seotud ja me küsisime seda spetsiaalselt järgi. Eile öösel noor mees, 14-aastane, kaotab oma elu, 16, kaotab oma elu mopeediga sõites. Meie väga heade sõprade ja siin osade ka sugulaste poeg. Mida sa teed sellises olukorras? Ma olin eile väga murtud sellest. Väga tore pere, armas pere, usklik pere, no lihtsalt nagu murtud. Ja ma lähen ja ma kõnnin ja me eile pidime Haapsalusse minema eespalvet tegema seal inimeste eest. Ja ma kõnnin ja korraga Jumal, ma küsin, et issand, kuidas selle poisiga on, ma isegi ei mäletanud ta nime. Ja mul tuli meelde see, kui mu vanaema suri, kuidas ma palusin, et Jumal, kas ma võiksin temaga rääkida, ta oli juba lahkunud. Ja Jumala vaim avas võimaluse niimoodi, et ma sain vanemale ütelda, et ma teda armastan. Ja teate, mida ma oma südames kuulsin, ma ei tea, kas sa oled kuulnud selliseid asju. Ta ütles, pojakene, kui sa teaksid, kui ilus siin on. See oli väga palju aastaid tagasi. Ja mul tuli eile see meelde. Ja kui ma selle pere pärast palvetasin kõndides mööda meie koduteed, siis ma ütlesin, Jumal, kuidas selle poisiga on? Ma tean, et ta uskus Jumalat, ta oli usklikust perest ja nii. Ja teate, siis ma nägin ühte pilti sarnaselt nii, nagu ta näitas mulle vanaema kunagi. Ja ma nägin, kuidas Jeesus kõndis taga, nagu tead, kamraadid käivad, see käsi on üle kaela. Ütles, kõik on hästi. Ja minu südamesse tuli rahu. Ja ma tahan täna selle pere juurde minna ja seda pilti rääkida ja palvetada nendega. Sõbrad, oleme rõõmsad rõõmsatega, aga oleme nende kõrval, kes nutavad. Ja sellepärast ma ütlen, ei ole selliseid universaalseid asju. Jumal teeb nii ja Jumal teeb naa. Jah, ta on ütelnud jah ja aamen. Aga ta on suveräänne Jumal, ta on originaalide Jumal. Tema teab paremini. Ja sellepärast ma tahan sõbrad ütelda, meil on üks ja ainuke ja peamine, et meil oleks elav osadus temaga, isegi siis, kui me ei saa aru. Siis ta kinnitab meid. Eile me kuulsime seal samal suvekonverentsil, või oli see üleeile vist, 90-aastase mehe tunnistust. Ta on 90-aastane ja siiamaani ehitab, ta on üle 20 koguduse hoone ehitanud suuremal või vähemal määral. Paar tükki on täitsa vundamendist kuni laeni välja ehitanud. Heino Meri on selle mehe nimi, ma julgen nimetada teda oma heaks vanemaks sõbraks. Ja teate, ma eile kuulsin seda lugu, ma pidin ikka täitsa, ta oli ühel teenistusel, no kui ta on 90, meil on siin täna 94-aastane proua, aga tema oli 90, siis ta vist oli aasta noorem äkki, 89, ja ta pidas jutlust. Ja siis vajus kokku või hakkas vajuma. Ja siis, aga laulsid ühe laulu ära ja siis ta pidas jutlust ja siis vajuski kokku. Ja siis viidi ta haiglasse ja nii edasi, nii edasi. Ja teate, mis siis tema naine tegi? Tema naine võttis tema konspekti, läks pulti ja pidas selle jutluse lõpuni seal. Teate, ma eile kuulsin, vaadake, see on nüüd see. Taevas on rohkem kui see, mis meie ümber on. See Jumala vägi ja Jumala kuningriik
oli nende selle pere jaoks rohkem kui see, mis parasjagu toimus. No mina küll ei kujuta ette, okei, ma ei hakka rääkima, aga saate aru, mis ma mõtlen? Ja ta pidas selle jutluse lõpuni ja siis ta tuli Tallinnasse, ta toodi Tallinnasse juba kiirabidega ja asjadega ja siis tuli rahulikult oma mehele järgi ja kõik sai korda talle, nagu ta ütlesid, poeg ütles, et talle pandi patarei sisse. Ütles, et nüüd saeb puid ja lõhub puid ja teeb oma suvilat ja ehitab ja on rõõmus nagu väike lilleke, aga siis ta ütles, poeg ütles veel ühe huvitava asja ja see on see, ta ütles, et tead, et isa ütles, et kui minu kohta öeldakse, et ma olen surnud, ärge uskuge seda! Ärge uskuge, ma ei ole surnud. Ja nii nagu Billy Graham ütles, ma olen lihtsalt vahetanud aadressi. Ma arvan, et see on see, kuhu Jumal meid kutsub. Selle mõtteviisi sisse, selle taevase mõtteviisi sisse. Ja siis on nii, et kõik on võimalik. Ja siis on nii, et me saame ka need sõnad, mida ütelda nendes olukordades, millele me seletust ei oska anda. Palvetame nende armsate inimeste eest, seisame nende kõrval nüüd. Isa, me täname sind kõigepealt selle eest, et sa läbi Pauluse ja läbi ka selle Korintuse kirja oled tegelikult täna meid ühtepidi julgustanud, teistpidi kutsunud pühitsusele, kutsunud korrale, kutsunud selleks, et me võiksime astuda sinu ligiollu ühel uuel ja värskel viisil. Jumal, ma palun täna igaühe sinu kätte, kelle südames on teadmine, et mu asjad ei ole tegelikult korras. Issand, ma palun, et täna võiks olla see koht, see juurimise koht, see muutuse koht, see täitmise koht. Isa, ma tänan, et sinu arm ei ole lõppenud, sinu headus ei ole lõppenud, aga sa sirutud välja ja ütled, anna tõele tunnistust, sest tõde teeb vabaks. Ole see, kes tuleb ja ütleb jah. Isa, ma tänan selle eest, et täna on meil võimalik ütelda sulle jah. Ja sina hakkad tegelema meie elus erinevates sfäärides, erinevates kohtades, erinevates asjades. Jumal, ma tänan selle eest, et sinu kogudus ei tee kompromissi. Ma tänan, et sinu kogudus on püha. Ma tänan, et sinu kogudus on see koht, kus saab vabaks saada. Sa ei nõua seda pühadust lihtsalt sellepärast, et meil oleks püha tunne, vaid sellepärast, et sa tahad meile ligemale tulla. Ja ma tänan, issand Jeesus, sinu armastuse, sinu armu eest, et sa kutsud meid sellisel viisil, et me võiksime olla need, kes saavad sinu ligiollu erilisel viisil. Kogeda sind, saada osa sinu sellisest väest, nii nagu Jumal, nagu algkoguduse päevil me kuulsime ja nägime ja oleme Jumala sõnas näinud neid pilte. Kuidas, kui Peetrus kõnnib tänaval ja haiged saavad terveks. Issand, me palume, et see kõik võiks meie eludes sündida, meie elus olla relevantne. Ma palun seda Jeesus sinu nimel meile igale ühele. Aga Jumal, me palume täna need pered sinu kätte, kes on täna leinas. Me palume Indreku pere, tema abikaasa, tema ema, tema poja. Issand, me õnnistame seda matuse talistust ja me palume, et sa püha vaim oleksid seal kohal täna, kui sinna tuleb palju rahvast. Issand, et ka see sõnum võiks olla lootuse sõnum, see võiks olla ülestõstmise sõnum, see võiks olla igavese elu sõnum. Ka neile, kes on täna siin ja kes me tegelikult keegi ei tea, kui palju meile päevi on antud selles maailmas. Ma palun, et see võiks olla sõnum, mis on armastuse sõnum, mis on kutsumise sõnum. Issand, sa oled öelnud, et nutke nutjatega, me tahame olla täna seal nende kõrval, kes nutavad.
isa ja see noor pere, ainult sina tead, miks. Aga me tahame praegu paluda sinu üleloomulikku ligiolu sellele perele, emale, isale, vanavanematele ja 2 noorele õele. Issand, meil sõnad lõppevad, aga ma palun, et sa täna annaksid mitte lihtsalt lohutuse sõna, aga ühe mingi sellise ankru, millest nii kinni hoida, et teada, jah, issand, sina tead paremini. Me õnnistame seda peret sinu nimel. Ja me täname selle tänase osaduse eest ka, kui me võtame sinu ihust ja verest osa, issand, luba, et me võiksime olla valmis tulema sellele lauale. Tõesti nii, et see oleks meile õnnistuseks, see oleks meile kinnituseks, ülesehituseks. Me täname, issand, et sinu sõna on tõsi ja see kehtib nii selles kui tulevases maailmas. Aamen.